Olen Priit ja mina olen see, kes internetis, kui midagi vilgub, et on tasuta, siis ma kohe vajutan. Ja siis see oli see näidisnõustamine. Et see, mina. Ja siin on üks tore kaart, mis just Maa-ametisse üles pandi, kus on siis Eestimaa kuningas Louis'l oli just pea maha raiutud ja siis 1798 joonistati Eestimaa ülesse. Ja siis, siin mõned tuttavad kohad on ka, siin on vist, kas ma saan niimoodi näidata, Haapsalu ja võt siin on Raana, läheme lähemale, on siis Raana küla, siin on Vana Kõrts, no ja umbes siin siis peaks see meie talu olema. Ja nüüd see ajakapsel, ma olengi seda nüüd käsitlenud, see on nagu minu siis see Versailles loss. Et ma olen üritanud seda säilitada, seda ajatelge, nüüd, ma ei tea, kas see on nüüd, ta siis 200 või 300 aastat tagasi juba oli, aga võib-olla oli juba varem see koht seal. Ja et mina olen ka ajutine selles majas külaline ja see maja nagu samamoodi jätkaks edasi, ja siis teha nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Ja et üks asi veel, et see ei tohiks kunagi valmis saada. See on ka üks eesmärk, sest et muidu minu lastel ei ole seal midagi teha, et see lugu algaski niimoodi, et siin on minu vanaisa, minu vanaema, minu onu ja minu ema. Ja minu vanaisa siis, kui oli 41. aastal või oli kõik asjad ära, siis võetud maad ja ta oli seal Pilistvere kandis ja vanaema oli Lihula kandis ja vanaisa oli Siberisse saadetud ja siis, kui ta sealt tagasi tuli ja siis, kui 70-ndatel avanes see võimalus, et tohtis osta selliseid talusid, siis me ka seal Läänemaalt ta oli ise nagu maaparandaja ja käis seal, sõitis ringi ja leidis, vot selline oli siis aastal 70 see rehemaja. Ta seisiski enam-vähem selle puuriidanajal natukene ja siis need mingid võred hoidsid seda püsti ja siis selles samas selle üle hoovi oli ait ja see ei ole nüüd palju muutunud, see üks kuur on sealt ära koristatud, aga need, mis on muutunud, on näha, et siin on ka see rookatused olid seal peal veel, et see on ka nüüd, mis on, need on kõik on vanad pildid seal 70 ja siis oli üks selline pärast sõda ehitatud, aga sellise Eesti Vabariigi klassikaline Eesti maamaja. Telliskivi vooder, 3 tuba ja köök sees ja nagu nad kõik on. Köögis pliit ja toasahi. Ja siis 73, mina olin 2-aastane, siis oli juba meie oma vana perenaine oli seal ka elas sees ja seal on minu vanaema ja meie koer Pauka. Ja see ongi see kask nüüd, kui me seal tuleme pärast veel vaatame uuesti, see kask seal hoovi peal oli siis juba, ma ei tea, 150 aastat vana. Ma ei tea, nüüd ta on veel 50 aastat vanemaks jäänud. Ja need on vanad slaidid, siin on küll, ei ole pildistatud neid maju ega neid konstruktsioone, millest on hästi kahju, aga mõne pildi peal nüüd see olen mina ja minu õde. Siis kui ma sinna selle kohaga seal esimest kord, mind pandi sinna kappi, et siis ma ei segaks nii palju võib-olla, nagu ka olin seal asjapolk. Ja siis on mu vanaema ja meie koer Pauka, aga siin taga on näha siis seda vana seina, mis suhteliselt ilma mördita kividele laotud, need palgid olid juba siis väga kehvas seisus, seal oli laut oli taga ja siis see oli üle löödud õlgedega ja õled olid selliste lippide ja lappidega sinna peale kinni löödud. Et ta oli pigem selline hõre, ma ei tea, mis teda koos hoidis, aga ta kuidagi seal koos püsis. Ja siis, mida vanaisa ja onu siis esimese asjana hakkasid tegema, nad selle ühe rehemaja otsast tegid siukse garaaži või töökoja. See oli vist kõige kehvemas seisus seal. Ja kõige lihtsam asi lihtsalt puitkonstruktsioonile löödi servamata lauaga, tehti siuke ruum. Ja siis on üks huvitav asi veel, et kui tundub, et tänapäeval on nagu tipptehnoloogia, et selle järgi toimides, siis
täiesti kindel, et 50 aasta pärast vaadatakse neid tänaseid tehnoloogiaid, hoitakse pead kinni, et miks te küll nii teete, et tegelikult võiks hoopis nii teha, et siis on ka, et teha aeglaselt ja rahulikult ja mõelda ja võib-olla need ennem seda vanemad tehnoloogiad on ikkagi siis järjepidevamad, kuidas seal palkidest asju tehti. Ja siin on minu onu, Ants Sevart, kes oli ka restaureerimisvalitsusega seotud ja siis tema ka ise seal oli näha need vanad, siis selle rehemaja otsa, no seal vist 4-5 rida palke ülevalt olid okei, aga alumised tuli kõik välja vahetada. Ja noh, tollel on see veel ka tore, et ei olnud akutrelli ei olnud välja mõeldud veel. Ega tiigersaagi ei olnud välja mõeldud, et tööriistad olid kiirvees, käsisaag, peitel, lood. Et siis tänapäeval mõtled, et issand, kui mugav, lased see multituuliga kõik asjad lõikad välja, et siuh-tšauh käib, aga et see on ka väga kiiresti edasi arenenud ja mis on hästi põnev jälle, mis siis 50 aasta pärast kõik asjad näitad pildi ette ja siis mingi robot käsib, teeb seda asjad valmis. Et see on ka hästi põnev, kuidas see edasi liigub. Ja siis see on nüüd umbes 75. aastal, kui see esimene majanurk on juba siis saavutanud enam-vähem selle tänapäevase kuju. Ja siis on vist siin sai ka see katus vist esimest korda uus tehtud, jah, esimene uus katus. Aga noh, Vene ajal selle rookatuse tegemine oli ka keerulisem, enam-vähem, et ma ei tea, kus vanaisa need rood said, igatahes tookord sai see rookatus tehtud ja siis üks nende rehemajade puhul ongi, ma ei tea miks, aga siis see rookatus on kuidagi nii eluliselt sinna ühte kuuluv osa, et sinna on alati, et kui vähegi võimalik, et siis ära kannatada see valu ja ikkagi taastada see rookatus. Et see kestab tegelikult väga-väga kaua. Siin on nüüd, ja noh, kuidas see töö käis, et siin ongi minu isa ja isa sõber ja siis siin Vabaõhumuuseumi töötaja Elle Vunder. Noh, sõbrad käisid külas ja siis niimoodi kärutäie ja kaupa neid asju toodi ja seal on mingi lauavirn ja rookuhila seal taga ja noh, niisuguse puhkehetkel ja noh, ta on ikka suvemajaks ehitamine ja tegemine. Ja noh, tegi minu vanaisa tegi ja minu isa tegi ja mina tegin ja noh, varsti nüüd mu pojad teevad ja nende lapsed. Ja noh, nüüd siis umbes 40 aastat hiljem, siis esimene rookatus oli juba nii kehvas seisus, et siis otsustasin, et midagi tuleb uus katus teha. Ja siis rääkisin, et Hiiumaa mehed olid, et lõikavad mulle roo ära ja siis tulevad katus tegema. Ja siis tuli see jaanuaritorm. Kõigepealt viis minema meri kogu nende lõigatud roo, kõik varud, nad ei saanud midagi teha. Aga mul oli hind juba kokku lepitud. No siis nad järgmine talv lõikasid roogu, jälle ei saanud tulla, kõik hinnad kerkisid vahepeal. Aga ausad mehed olid ja siis 3. aastal tulid ja tegid uue katuse ja siis mul vedas, et see hind oli vahepeal 2 korda tõusnud, aga nad tegid ausad mehed tegid vana hinnaga ja siis see vana sodi, mis sealt tuli, siis me saime seda seal põletada ja siin on siis näha, kuidas see uus kuldkollane katus sinna tekib. Ja siin olid hästi täpsed arvutused ka, et kõik oleks kirjas, palju kuhu mida kulub, et siis need on ka hästi armsad niisugused ajaloolised andmed, mida on tore alles hoida. Ja siis, kui me nüüd tuppa sisse liigume, siis seal oli üks sihuke reheahi, mida juba natuke oli seal taastatud, aga see oli selline, et ta ei kütnud, ei olnud, tal ei olnud see vana ahi, aga tal puudus ka funktsionaalsus. Ja siis aga selle reheahju peal, siin on natuke vist lõikab ära, aga üks tohutult suur paekiviplaat oli, ma arvan, et 3 meetrit pikk ja 2 meetrit lai ja see oli kogu selle reheahju pealne. Ja siis see sai ka seal ära toestatud, alt nüüd ära puhastatud ja siis siin on veel nüüd seda 2008, et kuidas need seinad siis seal seespoolt olid ka, et
see puhas puit, ta seespoolt on niisugune ele, et ta nagu siis selleks pärast kõik õlitamisse ja siis on mul abilised siin, lapsed, see lakas olid ka kunagi, meil olid lambad ja siis seal vanaemal, vanaisal ja siis tuli sealt neid heinasid koristada. See oli nii tore töö, et nad said heina sealt lakaluugist alla lükata ja siis ise järgi hüpata ja siis jälle üles ronida ja heinu juurde lükata ja alla lükata. Et selles mõttes abilised on ka, et juba väiksest peale on tegelikult seotud selle koha ja selle tegemisega, et see töö seal ei lõppe iial. Ja siis nüüd järgmine element oli, siin on üks selline jupp, siis siin oli ka, kui esimestel piltidel need kivid olid seal täiesti lahtised ilma vuugi või ilma selle tsemendita või ühenduseta, mis mõnes mõttes oli küll täiesti ebapraktiline, aga väga ilus, siis kui nüüd siis 70-ndatel tehti, siis pandi ikkagi ohtralt betooni ja laoti see kinni ja tegelikult see on ka nüüd üks asi, mis mind ennast häirib, tahaks selle nüüd uuesti lahti võtta, et seda betooni algselt tegelikult võiks vähem olla, et jälle teha, aga nüüd see ülemine siis see palkseina osa, et see sai kuskil ka siis 2010. ära tehtud, mul on siin ka üks koer ka peal, aga sai tehtud uutest palkidest siis see palgi osa, et oleks nagu õhutihe ja üks selles samas stiilis üks aken sinna ka juurde tõstet. Nüüd see kask on siin 40 aastat vanemaks saanud, aga on sama jäme ikka. Ja siis nüüd teisel pool majal samamoodi, et see sellised eriti õredad palkseinad on niimoodi vaikselt asendatud jälle uutega. See on ka niisugune sinna vundamendi ja katuse vahele selle palkide nikerdamine on ka niisugune hästi tore meditatiivne tegevus. Nii, nüüd kui me edasi lähme, siis oli veel üks tore asi, et rookatusega, et meil on ka seal suurte puude all kastanid või need vahtrad ja kased ja katus kipub sammalduma. Ja siis on ka igasuguseid soovitusi, kuidas seda sammalt sealt eemaldada mürkidega või siis äädikaga või siis füüsiliselt kraapida ja siis ma avastasin eelmisel kevadel ideaalse nagu hetke. See on üks hetk kevadel, järgmine nädalavahetus, kui lumi on ära sulanud, siis on katus on veel alt jääs, aga sammal on juba pealt lahti. Ja siis oli tõesti niimoodi, et tõmbad sellise, mitte kõplaga, aga niisuguse kelluga trõht ära ja ühe päevaga oli terve see sammal kadunud. Ja see ei vigastanud seda alumist roogu, need said seal kuivada ära ja et täiesti uus, kuskilt ma ei olnud lugenud, et niimoodi toimub, aga siis hakkasime proovima ja nurga pealt ja just see on niisugune väike, lühike ajaperiood, et nagu see sambla vist, ma ei tea, kas see juurestik on veel jääs ja see pealmine osa või et ta tuleb nagu, et sügavalt oli jääs ja pealt oli lahti, aga jälle avastasin ja sai ilusti jälle tehtud. Siis on veel sellised Eesti looduse eripärad. Talvel on hästi palju lund ja see on hästi tore, meil on seal, see on see ait, mis on nüüd lume all ja siis on meil seal metsa all on palju lund, üks lastemängumaja seal tehtud ja siis millega siis see päädib on nagu Soomaal on selline 5 aastaaeg. Ja meil on ka, et see vesi tõuseb nii kõrgel, et sauna tuleb minna ikka kõrge saarega kummikuga ja siis mul oli õepoeg oli ka seal sõpradega ka suurvee ajal tahtsid sauna teha ja siis neil oli nagu see kits, kapsas, unt ja et neil olid 2 kummikut 10 peal, et sa pidid sellega edasi-tagasi käima. Aga saab ja selles mõttes on kohe saunast saab mitte lumme hüpata, aga sinna see on tubli niuke 30-50 senti vett. Aga see on nagu jälle selline asi, et need vanad majad on niimoodi ehitatud, et ta tuleb niuke meetri kaugusele vundamendist, aga lähemale ei tule. Mingi selline, ma ei tea, kuidas nad on see piir maha joonistatud, et kus need majad on ja kuhu maani vesi tohib tulla. Et selline teadmine on olemas, muidu on kõik asjad seal vee all, metsaaluna või see koppel, aga majad ei ole vee all. Siin on veel üks pilt, et täitsa hoovi peale välja. Ja siin on ka üks, need veskikivi paistab siin nurgas, et vanaisa oli
maaparandusele eelmise jutu jätkuks, et jah, see 60-ndatel, 70-ndatel need veskeid, mis maha tõmmati ja siis need veskikivid ju kõik pidid minema sinna kivipurustajasse ja siis tema ka neid vedas, ei raatsin neid sinna saata, siis meil vedas sinna hoovi peale neid kiviaiaks, et lihtsalt, et nii kahju, et see pärand tohutus koguses lihtsalt läks killustikuks. Nii. Aga siis kevadel, see on lihtsalt sellised ilusaid hetki, kui kevadel need, või see on sügisel need jah, see vesi kuivab ja aurab, et selline lõputult ilusaid hetki võib seal märgata. Ja nüüd, kui sinna ruumidesse siis sisse minna, siis see on nüüd see rehetuba, nüüd on see sama sein, mis ennem oli hästi valge, on seal sellise tumeda tõrvaõliga on ära tõmmatud. Muidugi on see, et mis mööbel sinna sobib, et sinna ju mingi polüesterkapp ei sobi, aga see on niisugused, aga asju on ikka vaja kuskile panna ja siis on selliseid vanu toole ja kirste ja vaipu on sinna, et see on ikka see meie rehetuba. Ka otsitud sellist funktsionaalsust talle, et ta on niisugune suve elamine ja olemise tuba, et kui vihma sajab, siis on seal, kas vaatame veel, ja muidugi üks toredad asjad, et see uks on niisugune, ma ei tea, kas ta on meeter 30 kõrge või niisugune madal ja et selline. Ja siin on nüüd see uus kamin, mis sai selle reheahju asemele tehtud, et see oli ka, et maal puid on ja nii mõnus, kui saab lõket teha ja siis saab sodi otse põrandalt lõkkesse pühkida ja et selline. Ja see on meil niisugune reheraamatukogu on ka seal, saab raamatlugu. See oli üks kirst veel seal, tore 1862, umbes samal ajal või natuke noorem kui see maja siis. Siin on veel see kaminasaal ja puuriit ja see ongi, et kuidas seda stiili, et vaat see stiil võiks, ka ma olen hoidnud seda, nagu Versailles lossis on, kõik on tolleaegne, et mul on ka siis kõik on tolleaegne, et minu oma Versailles lossis. Ja siin on nüüd ka see sein, siin on õrnalt on näha, et need alumised palgid on natuke eledama õlikihiga, kui niimoodi vaadata, aga et seda ühtset sellist asja nagu sinna tekitada. Nii. Siin on veel see raamatukogu riiulid ja neid pilte sinna natuke pannud. Siis, ja nüüd see on see kambrisaal või rehekamber, seal on sellised magamiskohad, ja ka toredad üksed Lääne-Eesti tolleaegse IKEA stiilis mööbel, et saad nagu voodi laiemaks tõmmata, on ühe inimese voodi või kahe inimese voodi, et sellised toredad tolleaeg või niisuguse ajaloolised disaini nagu nutikad lahendused, et kuidas rohkem inimesi magama mahutada. Ja ka see, mis mõnes mõttes keeruline, et kuidas sinna vannasse majja siis leida see sobilik mööbel, et ükski uus asi sinna eriti ei sobi ja siis on hästi toredad ja tänuväärsed on igasugused vanakraami turud ja internetioksjonid ja et kus neid väikseid kapikesi ja lampikesi leida. Siis, siin on ühe teise nurga alt, seal seina peal on siis minu vanaema, isa ja ema peaksid olema. Ja ka siis siuksed, ega sellel vokil nüüd keegi ei ketra, aga need on, siuke sobib sinna tuppa lihtsalt. Nii, siis ka, mul siin poisid saavad seal mängisid lauamängu seal toas ja milleks siis seda ruume või üldse nagu kasutada ka, et ta nagu ei ole, me seal ei ela nagu päriselt, aga ta meil on ja korda tehtud ja siis seal saab jõuluõhtusööki saab seal süüa, ongi voodid on nagu välja tõstetud, aga tegelikult see ruum on suhteliselt, kes seal on käinud, kes seal eelmisel üritusel, et ta on vist 3,5, alla 4 meetri või pisikene rehemaja.
et ka need arhailisemad rehemajad, palju väiksemad kui siin Vabaõhumuuseumis, siin on juba uue rikka aja rehemajad. Et need on siis, kui veel olid Lääne-Eestis olid vaesed ja kõik ei olnud siuksed uhked ja rikkad. Siis on siin õelapste, ega mis seal rehemajas veel on. Täitsa moodsad üritused toimuvad, tehakse moodsat muusikat, tohutult tehnikat, helindatakse, et see elu järjepidevus ja generatsioonide ülesus on hästi oluline, et seal ei ole nagu siukest, et seal on nüüd ainult see 17. sajand, et seal on täitsa 21. sajand on seal ka, et kuidas see kõik ühest teise kandub. See on veel sellest kaminast siin pildike. Siis on alati, kui teed sellist asju seal teed, ma olin ka seal 40 aastat olnud ja elanud ja siis mingi kellaaeg paistab päike ukse peale mingi nurga all ja siis sealt avastad järsku on sellised nagu paganlikud nagu märgid, kaitsemärgid. See on siis lill, ma ei tea, kus seda lille nimetatakse. Niisugune klassikaline kaitsemärk on õrnalt tõmmatud ukse sisse, et võõras silm seda ei näe. Ja siis on nii kummaline see avastuse hetk, et kui päike paistab, uks on niimoodi irvakil ja siis avastad selle, et see on nagu, ja siis see teeb nagu nii ettevaatlikuks, et ükskõik, mis see vana asi sul seal kuskil on, et siis sa ei julge seda ennem nagu üldse nagu ära puudutada või teha midagi, et mine tea, mis nurga alt see välja tuleb. Et see on üks selliseid lõputult, võib-olla ei saa öelda, et lõputult tekkivaid selliseid avastusi ja asja, aga neid on kindlasti väga palju. See on ka see, et ei saa nagu, et sa võtad sinna ühe brigaadi peale, kes teeb sulle selle rehemaja valmise korda ja siis see on seal valmis ja sa istud seal toas ja kõik on valmis. Et selles mõttes tore seda niimoodi aastakümneid teha ja seal on veel aastakümneteks tegemist, et selles mõttes on nagu tore. Siis on seal, kõigi see jutt oli nüüd rehemajast, aga kuna seal üle hoovi on tema kaaslane või igipõline nagu partner selle ümber kase on see ait. See ait on nüüd väga vähe siis oma välimuselt muutnud selle 1970, kui me sinna kolisime või ma ei tea, ta on juba seal aastad olnud siuke pisike. Ja siis sinna on nüüd ühe ülemise palgi sisse on lõigatud 1872. Ei tea, mis siis see aasta tehti, aga ju siis see aasta see ülemine palk sinna pandi või toodi või vahetati. Aga mis on jälle üks toredad detailid, et sellise aida lagi on selline lõhestatud palgist, kirvega tahutud. Need tööriistad on olnud ikkagi väga algelised, et millest see on tehtud, et ka. Ja siis mõtled, et ega sinna mingi teistsugune lagi ei sobikski, et ei poolpunn ega täispunn, vaid et selline eriti rustikaalne on see õige nagu see sobivus sinna. Siis on seal alles sellised lukud, ka mis siukse imeliku võtmega tuleb sealt august sisse ajada ja siis neid keeli sealt abada ja see on veel täiesti töökorras ja toimiv lukk seal või seal kuurialusel on, ka on olnud, ma ei tea, kuidas seal on mingid siuksed imelikud augud, et see vist on olnud sellise teist konksukujulise võtmega, aga need on ka nii armsad detailid, isegi kui nad täna enam lukuna ei tööta, siis nad on endiselt nii armsad sellised artifaktid või siuksed esemed seal. Siis ikka palkmajade puhul alumised palgid, mis nendega juhtub, need hakkavad mädanema ja neid oleks vaja ära vahetada. Siis ma ka siin, issand, mingi aasta otsa käid ja uurid internetist, et kes sellega tegeleb ja kuidas siis mismoodi see tehakse ja siis need hinnad, mis siis kõik teevad, et hoiad pead kinni, et mis mõttes see on nagu, kuidas see saab nii kallis olla ja ei, me teeme selle 5x10 brussist, paneme selle kokku. Põhimõtteliselt, kui ta läheb kuskile voodri alla, siis on okei, aga mul on siuke ümar palk ja mulle ei sobinud see. Ja siis lõpuks oli nii, et
24. veebruaril läksime sinna oma metsa, võtsime palgid maha, siis need palgid siis sai vaaratud, pikkused ja vaaratud ja mõõdud paika ja siis tungrauaga sai ait üles tõstetud ja siis igast asju tuli sealt vahelt välja veel aida sees, paistavad ja koer on ka siin muidugi ninapidi abiks ja enam-vähem see järgmise päeva õhtuks olid palgid vahetatud. Tundus ka aasta otsa, ma kügelesin ja sügelesin, et kuidas seda nüüd, kust ma need abilised ja asjad leian ja siis lõpuks tegelikult see oli palju väiksem, see hirm oli kordades suurem, kui see tegelikult see ära teha. Ja et ma ise selle lõpptulemusega olen nagu rahul. Kindlasti oleks paremini saanud, ma ei ole nagu selline, et ma ei tee igapäevaks seda tööd, aga kuna see jälle, mis on hästi tore, et selline rustikaalne stiil annab nii palju andeks, et see näebki välja natuke rohmakas, kui mina seda teen, et ma ei ole nagu tistler erialalt. Et siis ka need, ja samamoodi sai kõike seda aidakest natuke kergitatud, et ta ei oleks tuul käib korralikult läbi ja seal on ka see, et ta peaks ikka umbes 30 sentimeetrit maapinnast olema, et kui talvel need lumevallid ja hanged on, et siis et ega need alumised palgid vastu lund ei ole, aga nüüd on jälle järgmiseks, ma ei tea, 50 aastaks või on jälle natuke rahumajas. Siis on maal ülioluline on küttepuud ja nende ladustamine. Ja siis ise võib-olla mingi hetk harjud ära, aga meil oli selline paras õudukas. Sõidad hoovi peale sisse ja siis on selline nagu sara. Mind väga häiris. Ja see on näljakas, et kui muidu aru ei saa, siis tee enda hoovist pilt ja siis vaata seda pilti, analüüsi. Mind väga häiris see. Ja siis sai siin sõbrad appi kutsutud ja mul õde on ka seal käed puusas. Ja ka seal oli vist mitmes kohas oli see saare surm oli. Saared kukkus maha, ei taha nagu ainult ahjupuuks ka lõigata, see lõhub ahjud ära ja sai niisugused saare postid ja siis need niimoodi püsti lükatud ja siis sai, mul oli joonis oli ka, et mille järgi siis ehitada endale puukuuri. Günther Reindorf oli sellise pliiatsjoonistuse teinud, kuidas katus käib ja kuidas need palgid on. Ja siis tuli selline. Et alati on hea, kui joonis on ees, kui sa teed. Ja siin on selline tohutult suure miljoni vaatega kemmerg, kuivkäimlamaal oluline. Ka jälle üks veskikivi on seal, uus funktsionaalsus. Aga ka nagu maal selline koht nagu kemmerg on, see on nagu ülioluline, et seal oleks nagu, et ta ei pea olema niisugune vastik ja ebameeldiv koht, kus sa lähed ja endal on piinlik ja külalisi nops paha sinna saata. Et tegelikult see lõpuks nendest maha langenud puudest ja asjadest sai niisuguse ja siis seal teises otsas on puukuur. Ja nüüd on see, et mis siis ennem oli, selle sama koha pealt vaadates ja siis nagu pärast on. Et niisugused väiksed detailid ja jälle vahepeal tuleb välja mõtled ja vaatad ja siis jälle teed ja siis vaatad, mis häirib ja mis on hästi ja siis nagu selle järgi toimetad. Seal on siis nagu 1/3 on see kuivkäimle, siis 2/3 on siis puude varjuvalune. Et puud läksid seejuures veel sellele majale või küttekoldale lähemale. Nii. Ja muidugi puud maal, see on niisugune püsi. Neid on kogu aeg jälle vaatad, mitu ruumi jälle läheb ja palju neid on juurde vaja. Et seal on ka kaminaid ja ahjusid on palju erinevaid, et selles mõttes on hea, kui on kuhu puid panna. Siin on veel üks suvevaade. Ja see oligi ka siin moodsa ajaga kursis või kaasas püsida, et siis ka on see ääremaa toetus oli ja siis meil ka saime sealt väikest toetust, et siis see biopuhasti rajada ja siis kohe tõmmati need kanalisatsioonikraavid sinna rehemajja ka, aga nüüd seal on ainult see kanalisatsioonikaev, et sinna veel ei ole vesi kui selline veel jõudnud. Aga nüüd ongi, et see näitan ka neid tulevikku, nüüd siis järgmise 50 aasta plaan, et siis seal juba on veevajadus on nagu olemas.
aga seesama, et üks, mis on ülioluline selliste vanade miljööväärtuste puhul on need 100 ja rohkem aastased puud, et need on küll üks selline asi, et kui sa mingi krundi või kuskil ostad, siis nendega läheb ikkagi 100 aastat aega. Need ei ole seal, et sa ei saa istutada niisugust suurt puud, et maju saab ehitada nende puude vahele, aga need puud on eriti nagu suvel, nad on nagu nii majesteetlikud ja muidugi sinna kolivad ka sellised linnud, kes vanu puid arvastavad ja et see on nagu selline. Siin on ka nüüd ongi, ma kirjutasin selle pealkirjaks siin rehevisioon ehk niisugune tulevikunägemus, et seal on enam-vähem see rehemaja on nüüd nagu kogu ulatuses on nagu näha ja siis umbes siis nagu nii palju, ma pean siit vist näitama siin peale, siis teist ka näevad siin, niimoodi, see osa nüüd on nagu enam-vähem nagu esimese ringiga on ära tehtud. Nüüd siis kõik, mis puudutab nagu seda osa siin, et selle kohta siis on mul ka, mis ta praegu on, seal on nagu puuguur ja töökoda ja siis igast kola koguneb, see on uskumatu, kuidas maal kola koguneb ja kui palju on vaja ruumi, kuhu igast asju panna. See on pöörane. Me eraldi ehitama veel ühe kola hoidmise koha. Aga sellegipoolest, et ma olen siin üles joonistanud, hästi ülilihtsustatud joonis, et kui siin näitame. Siin oli siis see magamiskamber ja siin on siis see kaminatuba, nii ja siis nüüd see osa on nüüd see, mis see uus me tahan teha. Ja siis ma näitan mõnda järgmist pilti, see on võib-olla lihtsam aru vaadata niimoodi. Ja eks see hästi eskiisne joonis, et mis see funktsionaalsus või on, et hoida ikkagi võimalikult seda suurt ja avarat saali. See on ideaalne näide, et muidugi see on 4 korda suurem kui see minu rehemaja, aga see lihtsalt võttes, et siin on üks söögi tegemise nurk või saal ja siis need suured väravad on tegelikult need aknad, et sinna saab ka, et need väravad käivad kinni lahti, aga et see valgus pääseks nagu sisse. Siin on selline elusaal, samamoodi need aknad, mis käivad ja üks tehnoruum ja siis üks niiskeruum. Niiskeruumiga on lihtsalt see, et kui vesi sisse tuua, siis vesi, eriti täna, tahaks, kui see ruum on külm, tahaks ära jäätuda ja torud lõhki teha, et kuidas see hoida, et kui see seal ise kogu aeg ei ole, et siis see vähemalt see üks ruum oleks köötud ja soe, et see vee, mis on ülimugav asi, ma vahest teinekord mõtled, et lähed hommikul kööki, keerad kraani lahti, et issand, kui mugav see on, et see ei pea kuskil kaevu juurest tooma või allikalt vett. Milline mugavus sul tuleb vesi kraanist. Et see on ka üks inimkonna hea tegu. Ja siin on veel teise nurga alt, et siin ära mingid sellised väiksed nurgad, kus mis jälle seal, ma ei tea, 3-4 aastat joonistasin seda ja siis avastasin, et siin on ka üks siuke sein. Et see peaks sealt on imeilus vaade, et tegelikult see võiks niisugune nurgaaken olla. Aga samal ajal, et säilitada seda vana rustikaalset olemust, et ei lähe sinna kuskile ülimoodsasse, et nagu asjad pigem, et ongi nagu vähe ja selline minimaalselt, nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Nii, siin on veel 3. nurga alt ka neid ruume, et enam-vähem mingit aru saada selge, et kus need talad jooksevad ja kus need kõrgused ja asjad ja siis on nagu lõputu, et mis need küttelahendused siis lõpuks on, et kas on väga palju on nüüd see õhk-vesiküte, et siis on ikkagi sul see elektriasi, seal peab kogu aeg olema võimekus taga ja et kui elekter vahepeal ära on, et kas siis peaks olema väike akulahendus seal vahel, samas akut ei tahaks tuppa panna, ka selline tuleohutuslik asi, et kus siis see aku on ja kõik need asjad ja siis seesama kogu aeg jälle mõelda selle järgmise 50 või järgmise 300 aasta perspektiivis. Võt siis on need igasugused nutimaja lahendused on väga nagu moodsad autod, et nende garantii on tõesti 10 aastat, aga siis nad on, sa pead uue auto ostma, et nad ei kesta. Et näiteks sellise maja puhul ka, mis on, ma ei tea, ta on 100 või 300 aastat vana, et mis ta kui sa nüüd ehitad selle, et mingid lahendused, mis siis 300 aasta pärast võiksid ka veel toimida, et näiteks ahi on ikkagi nii
kõige klassikalisem ahi on nii hästi läbi testitud, katsetatud, oma katsetused edukalt läbinud, et ma olen täitsa kindel, et puudega ahi töötab ka järgmise 300 aastat. Vesi põrandaküte võib-olla, aga nii kanget mürki enam ei võtaks. Ja sellised asjad, et siis tundubki, et ahi töötab ka, kui elektrit ei ole ja niimoodi, aga see vesipõrandaküte, et ta pump ei tööta, siis ta on lihtsalt mingi toru on sul põranda taga. Nii, ja siis seal on veel niisugused detailid, mis on, seal oli ka, mina ei tea, seal oli puuriit oli ees. Puuriit oli seal vist 20 aastat ees. Kõige tagumised puud kunagi sinna ei jõuta, kogu aeg laetakse uusi ette ja siis, kui viskasime, et puuriit ei pea majas toas sees olema, et see on kõige halvem asi nii ruumi kasutuse mõttes kui ka puude kuivamise mõttes. Puuriit sai eest ära võetud, siis seal oli selline ürgvana uks, mis arvatavasti siis vanasti oli lauda ja rehealuse vahel. Ta on tõesti mingi niisugune meetri kõrgune. Kõik on puutappidega, isegi see käepide, mis seal on, tal on puupunniga on see kinni, et ühtegi naela ei ole, et kui sa jälle leiad mingised sellised detailid, siis oled kohe, ma ei tea, nädal aega järjest, oled nii õnnelik ja käid seda vaatamas. Ja siis nüüd ongi, et kuidas nüüd selles uues või järgmises etapis, et kuidas neid eksponeerida, sest see on nagu see tõeline jälle see Versailles. Et seda ei ole nagu, see on nii unikaalne, et seda mitte kellelgi teisel ei ole. Seda ma ei saa mitte kuskilt tellida ka, et kuule, ma ei tea, Viljandi akenil uks, et tehke mulle selline uks. Seda ei saa niisugust. Just ka selline kuluvus ja kõik need asjad. Ja siin on veel üks sellised need rookatus, et jälle see kõrge või lai räästas, istud seal all, vihma sajab ja siis et kuidas siis ka sealt altpoolt, et kui rahustav ja tore seda vaadata on, et kui see oled seal katuse all istuda, et vaat see plekkatuse seda äärt vaatad, siis kaua sa ikka vaatad seda. Aga et need on nagu sellised vana maja sellised lõputud avastamise ja leidmise sellised nurgatagused ja detailid. Selline, nüüd see sama kasepuu siin, kas see või eelmine aasta, et ta on nüüd natuke jämedamaks läinud, kui ta seal 50 aastat tagasi oli, aga see on ka niimoodi, et need majad ja need puud elavad nii palju kauem kui meie, et meie oleme seal külalised, siis me võiks olla viisakad külalised nendele majadele ja sellele keskkonnale. Mul said need slaidid otsa. No nii, ma loodan küll, et kas keegi vaatab, kas veebis on ka küsimusi, jah? Ei ole, okei. Aga mina alustan kohe sellest, et sa siin rääkisid natukene sellest, et tuleviku targad majad ja nii edasi. Et ma võin siia vahele oma kogemusest öelda, et mul on selleks, et torude rai külmuks on õhksoojuspump. Tore, aga kui tuleb elektrikatkestus, esimesel korral see õhksoojuspump ise ei lülitanud pärast seda ennast tööle. Peale selle ma ei saa mobiili pealt juhtida, sest ruuter on väljas, wifi ühendus puutub, ma ei saa mitte midagi teha ja ma ei saa isegi kontrollida, eks ju. Helistasin jälle sõpradele, tulid kohale, lülitasid ruuterile, tegid restardi, õhksoojuspumba panid uuesti tööle ja siis teatas Elektrilevi, et nüüd me teeme praktiliselt sellel kõige külmemal päeval, mis Eestis oli, eks ju, et nüüd teeme korralise selle hoolduse, et hommikul 9:45 kella 1-ni ei ole elektrit, tegelikult läks see kella 3-ni ja jälle mina mobiilist ei näe, kas õhksoojuspump töötab või mitte pärast seda. Saatsin jälle sõbrad kohale. Seekord oli õhksoojuspump õnneks millegipärast läinud tööle, aga ruuter ei olnud läinud. Nii et targa majasüsteemid küll, aga kui me ei saa neid kaugelt juhtida, siis on nagu keeruline see värk. Jaa, sellepärast, et kuhu maani sul on mõttekas selline isiklik saartalitlus välja arendada. Et kas siis
noh, et kui sa üldse ei saa riiki usaldada, et noh, sul ongi oma päikesepaneelid ja oma akupark ja noh, sa eladki nagu mullis, sind tõesti muu maailm ei puuduta. Või siis ikkagi, kui palju sa loodad sellele välisele või et kui iseseisev sa oled või et kui selliselt, noh, jälle, kui sul on see maja ja vaata ahi, lähed ja kütad ja siis ahi on soe natukese aja pärast. Aga noh, ma ei ole nüüd otsene nagu siukse passeist või siukse uue vastane, aga vahest mul on lihtsalt nende lahenduste just seesama, mis sa ka nimetasid, et selline erandkordne käivitamine, see on väga mugav, kui ma saan kempsupõrandat siit telefonist juhtida või veepoilerit vaadata, et kas seal on 75 kraadi või on 74 kraadi. No, aga et seal on sellised, et kuidas, noh, ta on täna äge uus, noh, kuidas ta töötab 10 aasta pärast, kuidas ta töötab 100 aasta pärast. Ma arvan, et tuleb palju ägedamad ja palju nutikamad lahendused. Ja noh, samad, et kui sa paned torud või nüüd juhtmed, et sa teed nad ikkagi sellise, kas või sellise, mis on see 110 WC toru ja sa teed sellise tehnilise kanali, kus sa saad vahetada tulevikus kas kaableid, juhtmeid, internetikaableid, valguskaablid või tuleb hoopis mingi muu lahendus, aga sul on olemas see tehniline kanal, kus sa saad põranda alt neid läbi lükata, mis iganes sinna tulevikus tuleb. Et sa ei pea põrandat üles võtma, aga et neid asju on niimoodi, ma ei tea, see 9 korda mõõda ja siis veel mõõda ja siis lõika, et see on ära kiirusta, las vaata, kuidas see läheb ja mõned kiired asjad lähevad mööda, et ei olnudki nii kiire. Ja noh, mul üks hästi tore, meil on seal need toonelased või need, kes puud söövad ja pudiseb. Ja siis tuli ka üks meister kohale, vaatas, mis teha ja siis vaatas seda maja ja vaatas neid ja siis küsis, et kui vana sa oled? Noh, ma olen 54. Kui kaua sina kavatsed veel elada? Noh, 40 aastat ja. Ära muretse. Ja siis, et kas sa tahad uut maja või tahad vana maja? Et kui sa tahad neist lahti saada, siis tuleb uus maja ehitada. Aga nad söövad siin veel 150 aastat, et kiiret ei ole, et sinu võib-olla lastel alles on siis vaja see uus maja teha. Ja noh, seesama, et jah, sa saad rämendalt mürgitada ja sinna nagu, aga noh, natukeseks ajast saad neist lahti, ise hingad seda samamoodi veel hullemini sisse ja siis nad natukese aja pärast on tagasi. Et siis ongi, et kuidas sa siis lepid selle loodusega, et noh, nad on ka seal, tunnevad ennast hästi. Siis noh, ja ongi mingi hetk tuleb see palk ära vahetada seal, leppida sellega, et ei ole enam vana maja, et on uus maja, et seda palki enam ei ole, aga et see selline ajalikkus, inimese ajalikkus, maja ajalikkusega, et see ka alati tasub mõelda, et kui kaua sa kavatsed veel elada siin majas, et see oli väga niisugune perspektiivi avav küsimus. Tere, tahtsin küsida, et millal toimub järgmine rookatuse vahetus? Praegu on kevadeks plaanitud harjavahetus ja harjamine ja harjamist on umbes iga 5 või 10 aasta tagant. Aga muidu on tal elueaks on 100 aastat. Tähendab, kui sammal maha tõmmata ja harjata. Harjaga on kindlasti tihedam, aga see katus ise tehti, ta oli 30 cm paks, täna ta on umbes 28. Nüüd siis 2008 ehk 18 aastat, et ta on rääkimata sellest esteetilisest poolest, aga ka see hirm, et ta on üks asi veel. Rookatust ei tohi alt täis ehitada. See on nagu kõige hullem, mis ma vaatan, et kui rookatus on katusaknad ka, et on alt ummuksis. Et on külm pööning, et ta on nagu elav organism, ta on nagu hingab. Et see, ja üks on veel, mis on hästi kummaline hirm, et rookatus on tuleohtlik. Ta on esimese suve, kui ta on värskelt tehtud,
ja siis ta võib olla. Aga edasi ta on nagu, sa pead ikkagi leegiheitega vaeva nägema, et seda põlema panna. Või sealt alt panema, aga just see, et kui on pööningut ei ehita välja, on külm pööning, see on igasuguste majade puhul minu meelest, see on vanad mõisad, on kõik tohutult suured pööningud, mitte neil ei oleks raha alt seda pööningut välja ehitada, aga see külm pööning hoiab ära igast jääpurikad, kõik need katuse lõhkumised asjad, et kivid lähevad katki ja seda alt soojendab, külmetab ja vesi koguneb ja jäätub. Et ärge, maal ruumi on, see rehemaja on nii pikk, et miks sinna seda pööningut nagu ummuks siis ehitada, et seda ei saa niimoodi teha, et see katus funktsioneeriks edasi sama, nii nagu ta on, ma ei tea, mitu tuhat aastat mõeldud. No ma kommenteeriks seda, et selle pildi peal võib-olla paistab see rehemaja hästi suur, eks ju, aga nagu Priitki ütles, et tegelikult on see väiksemat sorti rehemaja, mis on seest suurem kui väljast, ausalt öelda. Aga kui nüüd seesama, et pööningukorrust mitte sinna ühesõnaga elamiseks teha, siis seesama ruum, mis sa nüüd rehealusest kavatsed välja ehitada, mismoodi sul siis jääb, sest sinna tuleb ilmselt, sul ei tule lage vahele või sa ehitad sinna ikkagi lae vahele või? Sest ta on väga madal, ausalt öelda. Pööningule ma ei taha midagi teha, jah, aga ega mul siin ei ole üks tead... Sest praegu polegi nagu seal vahet, eks ju. Aga ideaalis vaatad, et ta ongi iseenesest imeilus on rookatus alt poolt. Kõik need talad ja need roovid ja asjad, et ta ideaalis võikski olla niimoodi, et kuna ta on vaata selline suveelamine, et suvel ei ole muresid, mis talvel ja ainuke ruum ongi see vee või niiske ruum, et seal peab olema lagi ja ma kavatsingi teha, et nüüd kus ma sellega näitan, et see on selline niiske kapsel, ta on nagu väike maja sees ja seal on talv läbi, peab olema plusskraadid, et veed ja dušid ja kõik need asjad töötaksid, aga et tal ei ole nagu sellist, et ma kogu maja panen 30 sentimeetrit villa ja ma ei tea mida ja et jälle see funktsionaalsus, et nagu vähemalt ka vaata see kogu aeg mõtled ja kellelgi neid mõtteid võib alati soovitada ja siis ma veel mõtlen ja siis kõhtklen ja kahtlen ja siis see nagu see ikka käib. Aga jah, et seal rookatus ei talu, kui ta altpoolt ära, seal eriti, võib-olla kui seal jätta mingi 30 sentimeetrit õhu vahet, aga isegi see, et see õhk sealt liiguks, on nii oluline. Ja teine, mis meil on seal, kiired elavad seal rookatuse seal sees talvel. Et kus siis nemad peaksid nüüd kolima, kui minul on mingi kiik sinna ehitada mingid abstraktsed kohad elamiseks, nii kui mul vähe seal ruumi on. Ma võib-olla veidi rookatused lähemalt näinud. Rookatuse meister? Meister ei ole, ma näen need kogu aeg väga lähedalt, et selles mõttes sammad kui sellist, kui võimalik mitte lasta tekkida, sest alati sambla ja katuse vahel jääb selline märg ala, mis määndub ja kiirendab selle katuse määndumist, et kui võimalik, siis mitte lasta üldse sambla tekkida. Kui te selle samblased eemaldate, te võtate sentimeeter kuni 2 ka sambla kihti ära ja sammal ei lase katusel kuivada. Märgkatus määndub palju kiiremini kui katus, mis on, ütleme, päiksepoolses küljes, mis on kuivem ja saab õhku ligi. Kas sa oled, küsin kohe, et kas sina oled proovinud selle 30% äädikaga? Sest see peaks tapma... Ei ole proovinud, praegu on lihtsalt need mingid samblaeemaldusvahendid, mis ei lase tekitavad samblale ebasobiva pinnase seal üldse elada, ütleme samblaeemaldusvahendid. Sest äädikas peaks tapma sambla juurestikku. Jaa, ei ole proovinud, selles mõttes, et palju lihtsam ostnud poes seda mingid samblaeemaldusvahendid, mis sobib ka kas või kivile, ta tekitab sellise ebasobiva pinnase, et tal seal üldse elada. Mõnes mõttes see sambla tekkimine suhteliselt lootused, või selles 50 aasta kogemuse põhjalt, et kuna meil on seal nii suured puud, et ja sealt see
lõunapoolsete külgedega ei ole probleeme. Ja see tekibki põhja poole külge, kui seal on veel suured puud, siis seal, eriti kui on vahtrad näiteks, vahtratel tuleb seda siirupit või ütleme seda õie ja mis katab selle katuse, see on ka muude katustega, mitte ainult rooga. Aga samas on välistatud, et ma loobuksin sellepärast vaherdest. Et need suured puud on omaette nagu väärtuse, et siis sa peadki selle väiksema ebameeldivusega siis leppima, et seda sammalt tuleb seal käia kantseldamas. Jah, võt selle näidisnõustamisega juhtuski selline lugu, et meil oli kaasas siis nõustajana arhitekt Mart Keskküla, aga Priit oli juba ise kõik nii läbi mõelnud oma tulevikuplaanid, et ma kardan, et sa olid ise selle nõustamise läbi viia. Ei. See minul on ainult visioon. Aga see on kõige olulisem ju, sest tihtilugu ongi, milleks me ka teeme neid näidisnõustamisi, et majaomanik tegelikult tunneb, et ta on kohustatud, et ta peab midagi tegema, aga pole endal ka päris selge, et mida tegelikult annaks seal teha, mis on need võimalused, et üks asi on, et sa võid ju unistada, et mis sa kõik teed ja üks asi, millele sa ilmselt ei juhtinud tähelepanu, tegelikult on õue peal, võib-olla fotode pealt keegi märkas, et seal on ikka üks 50-ndatel ehitatud elumaja vist ka. Imearmas väike maja, mis tegelikult on ka omaette väärtus ja tegelikult, et kui väga hädasti on vaja kuskil ööbida, siis saab ka seal ööbida, et see on nagu suur väärtus, sest kui võtta, et need lapsed, kes seal riburada olid, et ühel päeval, võib-olla te kõik ei mahu sinna. Nad on juba täna on 20 ja 30 vahel, et nad on juba... Vot, ja kui nad tulevad veel oma perega sinna, siis... See ongi, et see funktsionaalsus, et kui meil talvel on seal 3, 4, 5 inimest, siis suvel võib olla seal 20 inimest. Minu õde, tema lapsed, juba lapselapsed, siis minu vanemad, minu pere, kõik kogu see sõbrad tulevad külla, et seal, ja siis ongi, et kui on päris 20 inimest ei pane tuppa magama, 15 juba paneb ära, aga see ongi just niisugune suveformaat, talvel ei ole. Kuigi seal on ka nii, et mul siin lapsed, tal vist oli veel ma ei teaks 12 aastat, läksid õhtul bussiga maale, pimedas talvel, tegid sinna Rehemaja, seal on üks väikese pursuika, tegid sinna tule. See on ka naljakas, see Rehemaja kamber läheb kõige kiiremini soojaks, on mingi tunni aega, on seal 20 kraadi sees, olid seal, mängisid lauamänge, tegid endale selle sama pursuika peal süüa, et tegelikult seal jälle, et mis on see vajadus ja samas, et milline seiklus see oli neile. Nad tegid ise sinna ahju tuule, tegid see pursuika peal, tegid seal, ma ei tea, mis nad seal keetsid, aga grillisid kaminas liha, nagu ülim elamus, nagu nii päris, kui saab olla. Et selles mõttes see põrandaküte ja igast kraanis soe vesi, et see on mugav, aga võib-olla seda on, vahest sellest ilmaolek on ka päris põnev. Aga aitäh sulle ja nii Rasmusele kui ka Priidule ja teistele esinejatele, et see on siis Luca Berti, Itaalia fotograafi poolt tehtud raamat koostöös meie teaduritega. Rändas ta mööda Eestimaad ringi ja siin on siis pildid Eestimaast ja eestlastest, nagu nad on. Et meie poest saab seda osta, kui kellelgi on huvi. Ja võib-olla Priit ja teised näitavad, kui tahate vahepeal vaadata. Aitäh sulle! Aitäh! Väga lahe!